Tervist! Me teame juba ammu ja väga hästi, et ülekaalulisus on väga suur vähkkasvajate teket soodustav riskifaktor ja liigne kehakaal tõstab oluliselt tõenäosust haigestuda erinevatesse vähivormidesse. Ja samuti me teame hästi, et ülekaalulistel inimestel on üldiselt vähi progresseerumine kiirem ja prognoos kehvem. Täna ma räägin sulle aga teadustööst, milles leiti, et tõenäoliselt mängib selles, kuidas su organism vähirakkudega hakkama saab olulist rolli ka see, millist rasva sa igapäevases toitumises tarvitad. Ma ütlen kohe alguses ära, et tegemist on närilistel, antud juhul hiirtel, kes olid toidetud ülekaalulisteks ja kes nakatati melanoomiga läbi viidud uuringuga, mille tulemusi ei saa kohe 100% inimesele üle kanda, aga need mehhanismid, mis selles teadustöös tuvastati, on samad nii hiirtel kui inimestel, nii et meil tegelikult on vägagi põhjust arvata, et sarnaselt mõjutab vähi leviku riski organismis erinevat tüüpi rasvainete tarvitamine ka inimesel. Seda enam, et tegemist ei ole esimese antud valdkonnas antud seoseid tuvastanud teadustööga ka inimesel. Teadlased märgivad oma uuringu olulisusest rääkides, et me oleme juba kindlad selles, et see, milliseid rasvaineid me igapäevaselt tarvitame, mõjutab oluliselt meie riski haigestuda erinevatesse südame-veresoonkonna haigustesse. Ja me teame ka seda, et erinevad tüüpi rasvad meie toidulaual mõjutavad vähirakkude paljunemist ja metasteerumise tempot. Aga me ei tea veel täpselt, kuidas mõjutavad erinevad toiduks tarbitavad rasvad vähi levikut ülekaalulistel inimestel ja mis kõige olulisem, kas ja kuidas need mõjutavad seda, kuidas ja kui edukalt meie keha immuunsüsteem vähirakkudega võitleb. See teadustöö on väga spetsiifiline ja keeruline ja ma pidin selle ikkagi korda 10 läbi lugema, et lõpuks detailidele pihta saada. Nii et kui siin need detailid huvitavad, siis uuringu täisteksti sa saad avada pildikasti alt. Seal on link selleks ja kõige olulisema võtavad tegelikult siiski kokku 3 minu poolt sinu jaoks suure hoole ja armastusega koostatud tabelit, millest esimene on siin. Ja me näeme siin, kuidas mõjutas katsealustel ülekaalulistel hiirtel melanoomi kasvu see, kui nende toidurasvad olid peamiselt loomset päritolu ehk siis piima- või searasv või veise- või lambarasv versus peamiselt taimset päritolu ehk siis kookosrasv, palmiõli või oliiviõli. Ja nagu sa näed, mõjus loomset päritolu rasvainete tarvitamine vähi levikule positiivselt ja muule kehale siis ilmselgelt negatiivselt, ehk siis vähirakud levisid ja paljunesid kiiremini. Samas kui taimsete rasvade puhul oli see protsess vähemalt vaatluse toimumise ajal sisuliselt olematu ja palmiõli puhul tegelikult kasvajarakkude arv ja levik koguni vähenes. Õnneks ei jäänud teadlased antud teadmise juurde pidama, vaid uurisid, millest see erinevus on siis põhjustatud ja leidsid, et vähemalt 9 antud mõju põhjuseks on taimsete ja loomsete rasvade erinev mõju meie immuunsüsteemile ja ennekõike kasvajarakkude leidmise, tuvastamise ja hävitamisega seotud NK-rakkude ja CD8D rakkude võimekusele. Ja seda, kui tugevalt ja kuidas erinevad toidurasvad seda mõjutavad, näeme me nüüd sellest tabelist, kust joonistub jällegi selgelt välja, et loomsed päritolu rasvained, eriti piima või, mõjuvad vähirakkudega võitlevatele immuunrakkudele negatiivselt, samas kui loomsed päritolu rasvained mõjuvad neutraalselt või palmiõli puhul isegi positiivselt. Ma lisan siia tegelikult nüüd ühe kihi veel, ühe sellise põgusa kihikese ja peamiselt ikka selleks, et see lubatud kolmas tabel ka ekraanile panna. Nimelt leidsid uurijad, et immuunrakkude võimekuse osas mängis võtmerolli loomsetes rasvades suuremas koguses leiduv steariinhape, mis teeb meie organismis läbi igasuguseid keerukaid muudatusi, mille tulemusena sünnivad muuhulgas molekulid nimega atsüülkarnitiinid ja selles tabelis on näha, kuidas erinevad rasvained tõstavad organismis atsüülkarnitiinide kogust ja
kuidas selle koguse tõustes muutuvad vähi vastu võitlevad immuunrakud vähem võimekamaks. Ja uurijad kasutavad immuunrakkude olukorra kirjeldamiseks isegi väljendit ainevahetuslik paralüüs. Uuringu tulemuste tõlgendamisel on oluline, et paksuks söödetud melanoomhiired olid kõik laias laastus samas kehakaalus ja nende toit sisaldas sama palju kaloreid ja oli toitainete osakaalult identne. Ehk siis tegelikult ainsaks erinevuseks oligi erinevat tüüpi ja päritolu rasva. Ja samuti on tähtis ära märkida, et uuringus vaadeldi rasva tarbimise mõju ainult melanoomi-rakkudele. Aga kui nüüd võtta kokku kõike seda, mida me teame selle teema kohta, ei ole meil tegelikult põhjust arvata, et muud tüüpi vähirakud oleksid siis sellises olukorras käitunud kuidagi teistmoodi. Mida me sellest väga lahedast, põhjalikust ja keerukast uuringust saame iga päeva ellu kaasa võtta? Esiteks, minu isikliku arvamuse kohaselt annab see veel ühe põhjuse pidada naeruväärseks väiteid, et loomsed rasvad võiksid olla mingilgi moel tervislikumad kui taimsed õlid, sealhulgas nii-öelda seemneõlid, mille ohtlikkuse eest väga paljud tervisevaldkonna influencerid ja muidu klounid on hoiatanud. Ma ütleksin isegi konkreetsemalt, et jutt, et loomsed rasvad on taimsetest õlidest tervislikumad, ei kannata tegelikult mitte mingisugust kriitikat ja sellel puudub igasugune teaduspõhisus ja tõsiseltvõetavus. Teiseks, minu arvates on absoluutselt mõistlik loobuda piimavõi tarbimisest täielikult ja asendada see taimsete rasvadega, näiteks oliiviõliga. Inimese rakkudes leiavad DNA-d kopeerides pidevalt aset mutatsioonid ja kuigi tavaliselt suudab rakk sellised vead ära parandada või siis hävitab ennast, tekivad selle tagajärjel sageli siiski vähirakud ja kui sul on korras ja toimiv immuunsüsteem, siis leiavad immuunrakud sellised ohtlikud tegelased üles ja hävitavad need kiiresti. Üks viis tagada, et su immuunrakud on tippvormis, on siis neid või söömisega mitte ära halvata. Ja kolmandaks, see, et immuunrakkude vähi hävitamise võimet alandab kõige enam piimavõi, ei tähenda, et sa peaksid loobuma kõigi piimatoodete tarvitamisest. Ma olen üldiselt seda meelt, et eelistama peaks fermenteeritud piimatooteid nagu keefir ja jogurt ja kuigi fermenteerimine ei vähenda teadaolevalt steariinhappe kogust toidus, on siin tegelikult võtmeküsimuseks hoopis see, kui palju on tootes rasva. Ka on fermenteeritud toiduainete positiivsed tervisemõjud eraldi võetuna nii tugevad, et need kaaluvad kindlasti kordades üle selle vähese negatiivse mõju, mis võiks steariinhappest olla põhjustatud. Ja neljandaks, kui kõige parema tulemuse andis uuringus palmiõli, kas siis peaks just nimelt seda eelistama? Ma arvan, et pigem mitte, sest negatiivne mõju puudus kõigil taimeõlidel ja me ei saa teha toitumisvalikuid ainult lähtudes sellest, milline on mõju immuunrakkude vähivastasele võimekusele. Ja ma pigem soovitan eelistada oliiviõli. Kui ma vaatan uuringuid, kus on võrreldud palmiõli ja oliiviõli mõju südame tervise markeritele, siis on küll minu jaoks tegelikult väikeseks üllatuseks, et sageli ebatervislikuks peetav palmiõli ei halvendagi lipiidide markereid oluliselt või üldse enam kui oliiviõli. Aga meil on lihtsalt oliiviõli positiivsete tervisemõjude kohta nii palju häid uuringuid, samas kui palmiõli puhul neid väga palju pehmelt öeldes ei ole. Nii et oliiviõli on tegelikult selles mõttes lihtsalt kindla peale minek. Ja veel üks väga-väga tähtis seik. Kui sa soovid, et su immuunsüsteem oleks vähirakkude vastu maksimaalselt võimekas, siis pead sa lisaks õigele toitumisel olema füüsiliselt aktiivne, sest igasugune treening, sealhulgas väga olulisel määral ka lihastreening, muudavad su immuunsüsteemi tugevamaks ja suurendavad muuhulgas ka vähirakke hävitavate immuunrakkude võimekust. Jõusaalis näeme!